Maile Grünberg. Maile Grünbergi lapsepõlverajad käisid läbi Kadrioru lossi. Just seal süttis armastus külluse, erksavärvilise ja kullakarvalise ruumi glamuuri vastu. Grünbergi loomingus kohtuvad klassika ja postmodernism. Ta näitab, mis imeloom on popdisain ja kuidas luua mööblit ja interjööre mänguliselt. See tunne mul on kogu aeg sees olnud, et peab alati teistmoodi tegema, jätma hoopis teistsuguse märgi maha, mitte nii, nagu kõik teevad. Vaat see, mida on kogu aeg kimputanud, et ma just kiuste tahan alati teha teistmoodi, kui teised kõik teevad. Kohvikuid kavandades ühendas Grünberg Art Deco-liku luksusliku atmosfääri kämpi ja kitschiga. Paljud tulidki siia mitte kohvi pärast, vaid et end erilises ruumis erilisena tunda. Ja muidugi lasi Grünberg värvid tuppa, seintele ja lakke. Polnudki päris nii, et nõukogude inimesel oli elupalletis vaid 2 värvi, hall ja veel hallim. Ma ei saa halli kannata, ei kannata. Ühesõnaga ikka oranž ja punane ja salati roheline ja lilla ja... Grünbergi ruumides on midagi teatraalset. Mõnikord on tunne, et oled sattunud hoopis Estonia lavale, kuhugi ooperi dekoratsioonide vahele. Aga samas on tema loodud esemed reaalsed. Tema mööbel on proportsioonis funktsionaalne. See punane tool oli iga kontori unistus. Ja muidugi vineer, mis on justkui seesama meie vanaisade Luteri vabrikust pärit. Aga Grünberg on sinna oma käpajälje sisse vajutanud, nagu oleks piimaautode kõrvale end parkinud Ferrari. Mõni tool on nagu lill. Selleks ongi meil vaja Maile Grünbergi, et oleks võimalik lille otsas istuda. See ekspositsioon on täielikult eksperimentaalne. Mina püüdsin selles ära näidata, kuidas saaks ruumilist valgustit kasutada ka nagu ühiskondlikes hoones nagu istmetena. Siin on kasutatud valgusefekti hästi paljude elektripirnide näol. Aga on ka esemeid, mis on vaid näituse saalis vaatamiseks, sest kusagil peab ka inimese hing istuma.